mingid kooli lõpetamised. Mult on paar korda küsitud ka, et mis sa soovitaksid minu olukorras teha. No, proovin siin natukene enda mõtteid koondada. Number 1 küsimus lõpetajatel alati. Haridus. Kuhu kooli minna? Kas ma peaksin kooli üldse edasi minema? Mida õppida? Kooli mine edasi siis, kui sa tead, mis sa pärast kooli teha tahad. Mis valdkonnas sa toimetada tahad. Kui koolis käia, ainult koolis käimise pärast, no see ei ole kellelegi vajalik. Ei sinu vanematele, kes arvavad, et sa pead kindlasti kõrgharidusega olema, ei sinu sõpradele, ei sulle. Kui sa tead täpselt, mis valdkonda sa tahad, loomulikult käi koolis, võta see vastava valdkonna diplom või omanda need kogemused ise, omanda need vajalikud teadmised ise. Kui sul on siht silmes, sulle antakse see võimalus ennast tõestada. Kui sa nüüd ei tea, mis sind võiks huvitada, mis valdkonnas sa toimetada tahaksid pärast tööjõuturul, siin loeb ainult kogemus. Nüüd mõtle, kui sa läheksid kooli proovima, kas sulle sobib turundus või sa lähed kellegi tuttava ettevõttesse, proovid turundust, nokitseda neil, ma ei tea, mingit sotsiaalmeediat teha, kummaga sa saad kiiremini selgeks, kas see valdkond sulle sobib, kummaga sa saad rohkem kogemusi. Sa võid mõne tuttava raamatupidajaga rääkida, kas sa võid temaga paar päeva kaasas käia, sa saad kiiresti aru, et sinu iseloom tahab rohkem inimestega suhelda näiteks. Kui nüüd on aeg töökoht leida, mine tööle ainult selle inimese juurde, kellega sa tunned, et sul väärtused klapivad, keda sa hindad, keda sa usaldad, keda sa eeskujuna võtad. Mitte palk, mitte ettevõtte maine, meeskond ja inimesed, see on kõige olulisem. Minna tööle kellegi juhi alluvusse, keda sa silma otsas ka ei salli, no see on lihtsalt aja raiskamine, see on stress. Nüüd kooli minnakse selleks, et võimendada seda, mis sa hiljem teenida võid. Tööl käiakse selleks, et hakata genereerima seda raha. Aga kui sa oled tööl inimestega, kes sind inspireerivad, sul pole tööl stressi, sa tahad ise panustada, sa tahad ise areneda, aga sul meeskond ka toetab sind. Sulle antakse võimalusi ennast tõestada. Miks mitte koos hiljem mingeid uusi ettevõtmisi luua, koos investeerida. Ja siin riske võtta varakult. Kui sa mõtled ise mingit toodet või teenust pakkuda, sul ei ole mõtet käia 3 aastat koolis, et siis ma saan vastava hariduse, ma saan sinna ettevõttes tööle, 2 aasta pärast mind edutatakse siis sellesse positsiooni, kus ma saan vajalikud kogemused, et ise hakata seda teenust pakkuma. No, selle aja peale sa oled ammu abiellunud, sul on 2 last, su eesmärgid on teinud 180 kraadi, sa ei saa enam riske võtta või sul on teine ambitsioon juba. Või kuskil tee peal avastada, sul üldse ei meeldigi see asi. Riski varakult, kui sul pole midagi kaotada. Pole mõtet mingeid pikki skeeme joonistada. Okei, kui su töökoht hakkab nüüd sisse tooma, siis jumala eest säilita külma pead. Mida varem sa hakkad enda tuleviku rahaga ehitama, seda lihtsam sul on. Sul peaks siin kindlasti olema mingid säästud ehitatud, mis lubaks sul turvaliselt elada, lubaks laste peale mõelda, lubaks pulmadele mõelda ja kindlasti sul peaks olema mingi osa raha, mis jookseb stabiilselt investeeringutesse. Sinu poti suurust mõjutab algkapital, mis sa investeerid, intress, millega see compoundib ja aeg, ehk mida varem sa alustad, seda parem. On selline reegel, rule of 72, seda palju rahamaailmas kasutatakse. Kui sa võtad 72 ja teenid aastas 7% tootlust, võtame, no selline konservatiivne, 7% aastas tootlus, 72 jagada 7-ga, enam-vähem 10 aastaga sa kahekordistad enda raha. Kui sa teenid 10% aastas tootlust, 72 jagada 10-ga, enam-vähem 7 aastaga uuesti kahekordistad enda raha. Kui sa suudad 24% tootlust teha aastas, sa teed 3 aastaga duubli. Ehk mida varem sa alustad, seda rohkem duubleid sa jõuad teha ja siin numbrid hakkavad väga kiiresti väga suureks muutuma. Ja viimane osa, mis on siia pool naljaga pandud, aga üldse mitte naljaga, sport. Hobid, võib-olla pere võiks ka tegelikult siia alla panna. Aga sul peab mingi spordiala olema, millega sa tegeled, mingi hobi olema. Sa pead kindlasti enda perega aega veetma.
sul on vähem stressi. Sa pead siin teistest kauem vastu. Mis juhtub, kui sa oled enda töökohale energilisem? Sul sissetulek kasvab, sul on rohkem raha, mida investeerida, sul on rohkem tulu, mis annab sulle veel rohkem vabadust, veel rohkem aega enda hobide ja enda pere jaoks. Aga elama peab juba ka enda ambitsioonide kõrvalt, muidu sa kaugele ei jõua. Sellised on minu mõtted koolilõpetajatele. Elage enda parimat elu, kõik on teie enda kätes tegelikult. Jõudu, tšau!